see naine oli terinud moe voodisse. Roblox mingis mõttes ei ole turvaline koht lastele. Hallo, ma tõmban mingit enda surnukeha endaga kaasa. Iga paari kuu tagant näeme vaheldumisi, et Roblox on jälle mingi jamaga hakkama saanud ja siis, kuidas platvorm muutub lastele turvalisemaks. Sa ikka kuuled selliseid lugusid. Ma lolli 11-aastase ajuga ma leidsin sealt oma poissõbra. Ta oli üle 20-aastane. Roblox ei ole lihtsalt mäng. See on tohutu platvorm, kus on sõbrad, chat, avatarid, grupid, rollimängud ja täiesti võõrad inimesed. Ta tahtis teha päris palju minu personaalseid asju teada. Minu kohta näiteks, kui vana ma olen, kus ma elan ja mis mu päris nimi on. Ja me kogu aeg suhtlesime Robloxi kaudu. Mingil hetkel ma sain aru, et see pole okei. Ma arvan, kuni ta küsis mu kodust aadressi, siis ma sain aru, ma ei tunne ma nagu ei taha seda nagu edasi jätkata. Ja siis ma lihtsalt remoovisin ta ära. Me olime reaalselt koos voodis Robloxi, ma ei mõelnud, et see on imelik. Ma tahtsin uusi asju proovida. Oled sa teadlik, kui palju on Eestis Robloxiga seoses selliseid juhtumeid, näiteks ärakasutamised ja väljapressimised? Selliseid teated meil aeg-ajalt ikkagi tuleb, on seal ähvardamisi, väljapressimisi, on seal ka näiteks seda, et mängijad omavahel mängus sees käituvad ebasündselt, näiteks kellegi tegelane hakkab kellegi teise peal näiteks lamama ja tegema seksihääli, ehk siis, et kõik selline tegevus, mis ehmatab last, ehmatab lapsevanemat ja siis meile antakse teada, et selline asi on, millega on vaja tegeleda. Ja mis te siis teete? Kui meil on ikkagi aru saada, et tegemist on väga selgelt kas pahatahtliku käitumisega või juba ongi rikutud seadust, siis me alustame menetluse. See osa on eriti vastik, sest lapse jaoks ei pruugi see tunduda alguses nagu oht. See ei ole võõras mees tänaval, see on sõber, see on keegi, kellega sa oled juba suhelnud ja kes võib öelda, et ta on ka laps. Mind on varem ühe korra kruumitud. Olin tolle hetkel 11-aastane ja ei teadnud, et siuke asju võib juhtuda. Õnneks teadsin ikka internetist piisavalt, et ei andnud talle mingit ihitingi informatsiooni, välja arvates enda fake Snapchati accounti. Kus ta hakkas mulle ütlema, et saadab mulle ruupukse, kui tal alasti pilte saadaks. See on ikka täitsa päris kuritegu, jah? Loomulikult, kui me räägime alasti pildist ja lastega kontakti võtmisest, et see on see koht, kus nüüd politsei peabki sekkuma ja uurima välja, et mis on olnud selle küsija eesmärk, eks ju. Kui tavaline on see, et see vestlus läheb edasi kuhugi Snapchati või Discordi? See on kurjategijate põhiskeem. Üldiselt üritatakse viia vestluskanalitesse, kus on keerulisem saada välja näiteks andmeid või kus inimesed saavad luua kontosid niimoodi, et nad ei ole ennast tuvastanud. Ehk siis me räägimegi pigem siin Telegramist ja ka samamoodi WhatsAppid ja muud sellised kanalid, et see võiks olla üks esimene ohumärk, kui inimene ei soovi jääda siia samma kanalisse, et tegelikult valmistatakse ette mingit tegu, millest ei taheta jätta jälge. Need lood, mis mulle saadeti, ei ole üksikud juhtumid internetis. Roblox on langenud tõelise pedofiilia laviini alla. 2025 detsembris koondati ligi 80 Robloxiga seotud laste seksuaalselt ärakasutamise hagi ühte föderaalsesse menetlusse. Nad väidavad, et Roblox turundab ennast lastele, kuid samas platvorm võimaldab pedofiilidel lastega suhelda. Ta küsib mu käest, et kuule, sa oled natukene imelik, siin on ainult 3% inimesi, kes on sinuga sama vanad. Oled sa kindel? Kes ikka mõtled ümber? Ma ei see nagu Discord. 2026 mai andmete kohaselt on neil käsil rohkem kui 140 sarnase sisuga föderaalset hagi. Selliseid olukordi on mul päris palju juhtunud, kus lihtsalt mängin oma sõpradega ja siis äkitselt mingi meessoost isik, meessoost avatariga annab mulle backshotte seal. Tuleb minu vastu edasi-tagasi. Ja see on päris imelik. Ja see on mitu korda juhtunud selliseid asju. Mängisin koos oma väikse õega, ta oli sel hetkel, oli 12. Mu õel oli Roblox avatar oli meessoost ja seal oli mingi naise avatariga. Siis tema vaatas, kuule, mu õde näeb päris siuke ilus, kena meessoost isik välja ja lihtsalt kutsus ta majja, aga minul andis kiki ja bännis seal ära ja mina ei saanud isegi majale ligi. Läksin oma õe juurde, vaatan, et kuule, mis sinu ekraanil siis toimub. See naine oli terinud mu õe voodisse.
see naine oli mu õele teinud seal backshot'e ja lõpuks mu õel hakkas nii imelik tunne. Pealt selle ta pole enam Brookhavenisse isegi joininud. kõigi nende kohtuhagide keskel tuleb Roblox välja suure turvauuendusega. Äkki see nüüd siis lahendab kõik nende probleemid? 13. aprillil nad teatasid, et kontod saavad olema alates juuni algusest vanusepõhised. 5-8-aastased, 9-15-aastased, 16+ ja 18+. Kõige noorematele mängijatele mõeldud Roblox Kidsis on chat automaatselt välja lülitatud ja selle kasutajaga saab mängida ainult minimaalse või tagasihoidliku sisuga mänge, mis on läbinud platvormi enda 3-astmelise kontrolli. Chati saab tööle panna, aga ainult ühendatud lapsevanema konto kaudu. 9-15-aastased saavad veidi rohkemale ligipääsu, aga mitte kogu platvormile. Sellel vanusegrupil on ligipääs kuni mõõduka sisuga mängudele, aga jällegi ainult nendele, mis läbivad Robloxi enda valikuprotsessi. Sellel vanusegrupil võetakse chat järk-järgult kasutusele koos kaitsemeetmetega. Täielik lapsevanema kontroll kehtib kuni 12. eluaastani ja teatud kontrollid ning ülevaade lapse kontole jäävad kättesaadavaks kuni 15. eluaastani. Siinkohal võib teil tekkida küsimus, milleks nad neid mänge üldse nii väga peavad üle vaatama? See on ju Roblox. Aga tegelikult on mängude valik väga oluline muudatus, sest kõik Robloxi mängud ei ole lihtsalt armsad ja toredad. Oh my god, kui õudus. Lastakse inimesi. Sattus rüüm kõrvale ära. Seal on ka õudusmänge, kuhu laps võib sattuda täiesti juhuslikult, isegi siis, kui ta seda otseselt ei otsi. Hallo, ma tõmban mingit enda surnukeha endaga kaasa. Selle kohta, kas ma tunnen, et Roblox on lastele, see promob küll lastele. Ma tunnen, et ma tahaksin seda nagu lapsele mängida, aga see on nii palju horror-mänge tulnud ja need horror-mängud on päris tihti pole pandud reitingut sinna. Näiteks see on mõeldud 13+ inimestele. Kui mina väiksena mängisin, ma sattusin küll nende horror-mängude peale ja ma sain ikka väikse trauma ka sellest. Oh my god. Oh my god, mis siis on? 16+ kontod saavad ligipääsu kõikidele mängudele, välja arvatud 18+ sisule. Chat on automaatselt sees ja vanemad saavad näha, kes su sõbrad on, kui kaua sa oled mänginud ja mille peale sa raha kulutad. 18+ on, 18+, ligipääs kõigele ja emme ei näe, kuhu sa oma Robloxid paned. Oh my god, gambling. Joo, saame avada selle. Damn. See on kõige nõmedam asja. Mul on raha ka otsas. Roblox kinnitab, et kõik kontod peavad läbima vanusekontrolli. Kasutajad, kes ei ole seda teinud, saavad ligi ainult sellele, mis on lubatud kuni 9-aastastele. Vanematele on tegelikult väga palju kontrolli antud. Küsimus on pigem selles, et kas need vanemad ise teavad, kus need kõik nupud ja sätted on, mida nad saavad muuta. Robloxi veebilehel on väga kasulik ja pikk selgitus kõigest, mida lapsevanem saab teha enda lapse kontoga. Näiteks saab vanem reguleerida, milliseid mänge laps saab mängida, blokeerida sõbralistist inimesi ja panna limiit peale sellele, kui palju saab laps igakuiselt raha mängu panna. Seal on iga asja juures sisukas õpetus, nii et ma soovitan pilgu peale visata. Mina isiklikult arvan, kuidas see nagu saaks paremaks. Oleks siis, kui nad lihtsalt võtaksid selle, et sa saad nagu suhelda, selle osa võtaksid ära. Ja et need mängud päriselt ka paneksid oma need õiged vanusereitingud, mitte see, et mingi horror-mäng on kõikide vanustele mõeldud. Ja Roblox võiks vaadata, mis neil shopis toimub. Ma ei tea, mingi sellised seksikad nagu riided, et oleksid nagu normaalsed asjad. Kas selle tüdrukul on tissid väljas või? What the fuck? Ma väga loodan, et lapsevanemad ei mõtle, et see lahendab kõik selle probleemi, mis üldse teeb Robloxist ohtliku keskkonna. Ehk siis tegelikult meil on ikkagi vaja seda, et lapsevanem ise käiks need esimesed sammud läbi, et ta ise võtaks vastutuse, et tema laps saab aru, kus on need ohukohad ja nii edasi. Kuidas lapsevanem peaks rääkima enda lapsega sellest? Kust alustada üldse? Alustame ikkagi koos, me käime need asjad läbi, me ei usalda seda
äppi pimesi, et ta keelab ära kõik need ohtlikud mängud. Võib-olla hea näide, mida lapsevanemal on hea meeles pidada, et ma ei tea, on täiesti normaalne, kui lapsevanem uurib lapsed, kes tuleb väljast, on, ma ei tea, higine, just mänginud sõpradega korvpalli, et kuidas sul läks, et ma ei tea, et kas keegi kukkus, kas keegi sai haige, et kes võitis, mis mänguga tegemist oli, eks ju. Sama asja peaks tegema ka selle sama arvutimänguga, sellepärast, et ka seal laps kogeb eduelamusi, kogeb neid juhul, kui on võimalik, eks ju, seal teiste mängijatega suhelda, et see harjumus võiks olla sees, et räägi, kuidas sul see mäng läks ja kaugele sa jõudsid ja kas sa saaksid veel ägedam, kui vanem võtab selle aja, et palun näita mulle näiteks, et kuidas sa sellisest keerulisest olukorrast, ma ei tea, siin mängus edasi said, et mis olid need trikid, mida sa oma kasutajaga said teha või midagi sellist. Ma ei taha öelda, et see uuendus on mõttetu. Kui väikestel lastel on chat kinni ja mänguvalik piiratud, siis see võib päriselt vähendada riske. Aga kurb reaalsus on see, et pahatahtlikud inimesed leiavad alati viisi süsteemist kõrvale hiilida. Roblox mingis mõttes ei ole turvaline koht lastele, kuna tegelikult sa ei pruugi kunagi teada, kellega sa tegelikult suhtled. Võib-olla suhtled 8-aastasega või hoopis 40-aastasega. Meil ei ole seda nii-öelda maailma monitoorimist, et igas mängus oleks olemas ma ei tea, võimalus aega tagasi kerida ja üle vaadata, et kes mida täpselt kus tegi, eks ju. Aga meil on olemas teadlikkuse tõstmine, et kui laps satub hätta, ta teab, et ta peab rääkima vanematele, et ta saab rääkida lasteabitelefonile, et ta saab rääkida veebipolitseinikele, aga oluline on, et ta annab neile märku. Vahet ei ole, kas see juhtus tema endaga või kellegagi, keda ta absoluutselt ei tea.